Tänases videos lähme me ja jalutame koos mööda mälestuste rada. Maria Kulmut 2016 aastal. Tove need tagasi, palun. Nagu sõpra ja nii palju draamat olnud ja värki, siis ma olen lihtsalt hommikust Laura. Tarsikreti Strawberry Champagne. Niimoodi hakkasin ma minema siis jõululaupäeva õhtul oma vanema. Nüüd vist enam valmis, võib-olla vaatame luulevärvi oma poole sellest. Tere hommikust. Täna on esmaspäeva hommik, pikk nädal ootab ees. Tänases videos lähme me ja jalutame koos mööda mälestuste rada. Tänane video oli inspireeritud mõnda aega tagasi toimunud sellest 2016 aastat trendist sotsiaalmeedias. Ja osa minust mõtles, Maria, kas on liiga hilja? Kas on liiga hilja hüpata sellele rongile, 2016 aasta rongile siin YouTube'is ja vaadata oma vlooge sellest ajast koos teiega? Ja siis ma otsustasin, et mind ei koti. Mind reaalselt ei koti, kas see trend on juba ammu läbi. 2016 aasta oli nii märgiline aasta minu elus ja ma hiljuti võtsin maha kogu oma vloogide playlisti. Ma räägin sellest siin videos hiljem, täpselt miks. Ja ma mõtlesin, et see on nagu ideaalne võimalus koos. Minne ja vaadata, minne ja meenutada, mis tollel ajal toimus. Ja ma pean ütlema, ma vaatasin selle video jaoks neid vlooge läbi ja ma sain šoki mõningatel hetkedel, nii et see tuleb väga tore. Ütlesin, ma vabandan, pesumasin käib. Ma olen funktsioneeriv täiskasvanud inimene ja ma ausalt ei pesu kõige ebamugavamatel aegadel absoluutselt kõige viimasel momendil, kui mul ei ole enam mitte midagi selga panna. Ausõna. Ühesõnaga, mida ma tahtsin selle pika jutuga öelda teile, oli see, et homme tuleb Anna minukale ja me hakkame neid videoid koos vaatama ja ma mõtlesin, et senikaua näitan teile natukene vahelduseks jälle oma igapäevaelu, väikene life update, kui nii võib öelda. Ja minu igapäevaelu algabki täna siin esmaspäeva hommikul sellega, et ma söön hommikusööki. Tavaliselt ma vaatan uudiseid ja ometigi ka. Vabandust, ma pidin vastama Anna uue küünevärvi valikule. Mul oli vaja confirmida, et see on nice. Panin nüüd trenniriided selga, on aeg minna trenni. Asi, mis minu elus ei ole vahepeal muutunud. Endiselt käin jõuksis, ma käin praegu 2 korda nädalas. Üldse see aasta ma tegin aasta eesmärke. Üks väga konkreetne kategooria eesmärke, mis ma siis see aasta panin, oli elu alustalad. Kõik minu elus, mis on vundament. Kõik minu elus, mille puudumisel maja kukub kokku. Ja sinna alla käib endiselt trenn, sinna alla käib uni. No jällegi, ma võiks unest teha terve kuradi eraldi video, kuidas eelmine aasta ma esimest korda hakkasin laskma endal magada ilma äratuseta ja tuleb välja, et ma magan mingi 11 tundi per öö nagu järjepidevalt. Ja siis see oli see koht, et vau, kui sa muidu nagu magad 8 äratuse ja hilise magama mineku pärast, siis pole ime, et sa ei tunne ennast kõige värskemana. Ehk uni, toitumine, trenn, liikumine ja trenn võib-olla on kõige pikaajalisemalt nendest nagu järjepidevalt mu elus olnud. Ja lähme nüüd õue. Oih, aga mul on üks kiht pükse puudu, sest teadagi praeguse kliimaga õues käies. Ükskõik, kas sa liikled autoga või jala, mõlemal juhul sa pead olema kihiliselt riietatud, sest nii külm on. Ja see on ka nagu asi, et mida ma olen terve oma elu teinud, sarnaselt unega. Et kui sa avastad midagi ja sa oled nagu, mida ma olen ülejäänud elu teinud ja nagu kannatanud, on soojalt riides käimine. Ma ostsin Itaalia reisilt endale need fliisist on ju retuusid. Sellised täiesti seest nagu fliisiteki materjali retuusid. Mõtlesin, et kannan ainult suusatamas. Iga päev on Eestis need jalas olnud, sest ma sain aru, et ma olen viimased 22 aastat oma elust lihtsalt külmetanud. Mille jaoks? Miks? Nii, sorry, mul siin autos puhub, ma ootan, et klaas ära sulaks, aga mul tuli meelde, kuhu ma selle elu alustalade ja tervise trennijutuga tahtsin jõuda. Loo moraal on see, et keha harjub kõigega, mis on talle hea. Isegi kui see on alguses nii fucking raske. Ja ma arvasin alati, nagu kui ma esimest korda hakkasin jõuksis käima, et ma olen nüüd selle shifti ära teinud. Ma nüüd olen saanud sinna moodi, et ma käin mingi 5 korda nädalas. Ma ei pea kunagi enam uuesti seda distsipliini nagu nullist rakendama. Reaalsus on see kõik elukestvad asjad, nagu ikka ringiga tuleb aeg, kus sa saad rongilt kukud maha, ikka pead uuesti sadulasse ronima ja ikka alguses on rõve.
aga jällegi ma nagu lohutan ennast ja ma ei tea, võib-olla siin on veel inimesi, kes uuel aastal proovivad midagi ära teha, proovivad ennast mingis valdkonnas kokku võtta. Iga asi, mis su kehal on tegelikult hea, isegi kui see on alguses üliraske, sa harjud sellega ja sa harjud selle tundega, et vau, see paneb mind tõesti hästi tundma. Ja ma võiksin teile terve podcasti teha, sest mu klaas on nii jääs, et ma props pean mingi 15 minutit miinimum ootama. Jätame podcasti hetkeks, kui ma podcasti kavatsen teha, mis kui keegi teist tahab teada on, ma veel ei tea millal. Ma jõudsin jõulupuhkusel arusaamani, et kuigi ma armastan podcast'e, ma armastan seda valdkonda ja jällegi ma tegelikult aktiivselt mõtlen, kuidas võib-olla sinna tagasi tulla, millisel moel minu jaoks see nagu oleks loogiline, aga ka nagu äge ja tahaks teha, siis minu jaoks vlogid, päriselt vahetult rääkimine samal ajal, kui ma teen midagi, samal ajal, kui ma käin, elan oma elu ja selle kokkupanek on niivõrd loominguliselt nagu hingetäitev protsess. Seega, for the time being on siin kanalil iganädalased vlogid ja võtame vlogid siukse loose terminina, on ju. See ongi selle formaadi võlu, et ma võin teha ükskõik mida ja see on ilus. Mul on teile tähtis teadane, mina ja Laura oleme tagasi pildis. Mu vanaisa oli ülimures, ta oli mingi Marima pole sind kaua telekas näinud, on sul üldse töö veel, millega sa üldse tegeled? Või sa satud telekas, aga inimesed arvavad Maria, mitte Laura. Läheb ka meie tänase videoga kokku. See, miks me siin täna oleme. Me oleme siin, et rääkida, mis värk on sellega, et 2026 on uus 2016. Ja osa minust mõtleb, kas selleks hetkest, kui see kõik üles läheb, see trend on juba nii vana. 110%. Sest nagu raudselt. Ja ühtlasi õhtusaade on nüüd scripted, mis tähendab, et mina ja Laura, me peame nüüd nagu pähe, ühesõnaga, meil on kõik läbi räägitud ja meil ei tohi sassi minna. Aga kui mulle tundub, et sa vastad halvasti, siis ma segan vahele. Siis ma ütlen, ei, las ma räägin teile ise. Täiendast, et see on true. Täienda, ei, ma segan vahele. Ja ühtlasi, mul täna täpselt õnnestus, et nagu see pool juukseid, mis on näha õnnestus, teine pool on lappes. Ilus? Lappes. Ja päeva küsimus, millise 2016 trendi? No, tooksite tagasi aga sümboolselt. Milline oli teie lemmik? Mida te meenutate kerge nostalgia ja rõõmutundega? Laura? Maria Kulmud 2016 aastal. Toome need tagasi, palun. See pole sinust eriti lahke. Kanal 2 treating us well. Siin on alati ilma äärteta võileivad. Ja, Kas on raiskamine või see on just luksus? Kas see on kotimannast või siin on? Mis selle põhjus on minu küsimus, aga vaatame kohe, mis üks pirn kuluks mulle praegu just ära. Vaatan, kui on vaja, ma küsin pärast, aga mul on oma see lokivärk. Täna mul vedas, et lokid olid head. Kuigi tegelikult kõige paremat lokid olid mul ju ringvaates, kui ma kammisin läbi, ma läksin musta peaga ja ma olin ülistressis ja kogemata oli nii ilus. Ja ma juba teadsin, kohe kui ma üritan väga, läheb lappe, aga täna kuidagi õnnestus. Reaalselt mul oli praegu totaalne, mis see on, mitte kuulsuse moment, aga starstruck moment, sest Krista Lensin küsis, mis mu lokirutiin on. Mart, ma võin Krista Lensin. Ta ütles, et kuidas ta saab siuke rokokoo lokid nagu mul on. No nii vaatame, iga kord on lööbe tšekk. Ja see, vaata, selle lööbe küsimus ei ole isegi närvides, see tuleb no matter what, see tuleb just, kui ma olen väga elevil ja räägin. Ja ma arvan ka, aga Loki, ma arvan seda, et ma katsusin siin nii palju. Tundsid või? Meil oli nii hea sünergia minu meelest. Me vaatsime, me katsasime, meil oli väga vahva, ülihästi läks. Ja selle peale, nagu ma ütlen alati, kui me kuskil käime, järjekordne skandaal on välditud. Kes on tulnud küll? Mrs. Pink. Väike põrsas. Nothing like väike põrsas. Ja kas väike põrsas on valmis teekonnaks aastasse 2016? Ai, Captain. Ai, Captain, ma ei tea, kas sa oled valmis. Mis oli minu jaoks kõige üllatavam? Oli see, ilmselt ma vaatasin need vlogid enne läbi ja ma just spetsiifiliselt tahtsin täna vaadata vloge. Ma olen saanud palju kirju, et Maria, miks sa neid ei pane tagasi? Ma lubasin kanda siin videos selgituse ja selgitus on lihtne. See on seotud sellega, et väga paljudes ja ma veendusin, kui paljudes minu vanades vlogides on teised inimesed. Inimesed, no ma ju ei hoidnud tagasi, ma ju panin kaamera ükskõik kelle näkku, kellega ma parasjagu suhtlesin, isegi kui ma olime suhelnud mingi 2 päeva, on ju. Ja tõesti ma üks hetk nagu tabasin end mõttelt, et ma ei saa öösiti magada, teades, kui paljude teiste inimeste nagu mingi teismeiga on avalikult vaatamiseks ja ma ei ole ka kohas, kus ma iga inimesega suhtleksin enam täna, nagu austades teiste inimeste privaat
kavatsust, see oli see, miks ma eelkõige panin. Et ma sain aru, et see sõpruskond, need inimsuhted oli nii suur põhjus, miks neid videoid vaadati. Selle video jaoks siin ma küll võtsin välja need kõige paremad momendid, kus ma olen kas ise või Lauraga, meile tuttavate tegelastega ja mis mulle tundusid nagu ikoonilised. Või momendid, kus ma olin nagu, no püha jumal, niimoodi käiski elu või. Nii et ma arvan, et tuleb lõbus. Ja mida sina siis mäletad 2016 aasta vlogide kohta? Mind köitiski kõige rohkem see, et seal oli nii palju tegevust kogu aeg, et teil nagu me siis ei suhelnud veel. Ma ei mäleta, mis aastal me hakkasime suhtlema, aga kogu aeg oli reaalselt mingi action käimas. Ma elasin reaalselt iseenda nagu, ma ei tea, mingit lapsepõlve uuesti läbi nende vlogid. Oh my god. Mis prillid! Appikene, ma võtsin juba esimese siin taustale lahti. Meie teekond tegelikult algabki aastast 2016 vabariigi aastapäevalt. Ma olin nii fabulous välja nende pekseprillidega. Täna on 24. veebruar ja kell on 9.53. See 9.53 ma lihtsalt ütlen teile, see on väga vara minu jaoks, kui on vaheaeg. Nagu koolipäeval on 5.45 vara, aga vaheajal on 9.53, lihtsalt väga vara minu jaoks. Ja ma olen üleval olnud juba 8:30 saadik. Praegu panen ma üles eilset vlogi. Võtab siin natuke kooma. Kõik selle juures on nii retro, nagu ärme sõida üle nendest prillidest. Number 1. Ma nägin siiski välja. Oota, kui vana sa olidki siin? 9 aastat tagasi, see on siis 14, 15. 2016 veebruar. Siis sa olid 14. 13 ma olin. Ma sain selle aasta novembris, sain siis 14. Nii 13 aastane siis. 13 aastane, full set of lashes. Ja ripsmäd. Täna ma lähen Paula juurde. Ma pakkisin juba enda riided ära, ehk ma olen juba pooleldi valmis. Ja põhjus, miks ma lähen Paula juurde nii vara, on see... Väga oluline detail. Loomulikult see sein, kuhu on loomulikult välja prinditud Pinterestist kunstipärased pildid. Rast praegu, kui ma vaatan seda videot, mul tuli see nostalgia laks, kui ma nägin, et uus video tuli sinu kanalil ja siis ma ostsin endale mingi räige rämpsu, mingi krõpsu või ma ei tea, mis iganes ja ma läksin oma pleedi alla ja ma hakkasin vaatama ja oi, ma reachisin flow state'i. Oh my god. Appi, I miss those times. Nagu ma pidin ta juurde minema juba eile õhtul, aga siis Paula ei viitsinud lihtsalt. Jaa, sellepärast ma panin. The Audacity. 13 aastat oma YouTube'i kanalil Paula ei viitsinud. Sellepärast, ja ma oleme Paulaga nii palju rääkinud, et kuna ma olin nagu, no ma ei olnud nagu hüperaktiivne, aga ma olin väga nagu energiline ja õhtul ma ei tahtnud magama jääda, ma tahtsin alati juttu rääkida, siis iga kord, kui ma olin Paula juures käinud sleepoveril, siis järgmine päev ta magas nagu mitu lisatundi või tegi nagu kohe uinaku, kui ma ära läksin, sest ma olin veits energiavampiir. Nii et Paula, minu vabandused, ausalt, minu vabandused selle kõige. Paula, kuidas sa julgesid? Ja ma võtan meile tee peal. Me oleme vist kuhugi järgkioskis või kuskil peatuma ja ma tahan võtta meile endale kohvist. Ma joon kohvi, aga Paula lihtsalt ei joo, aga ma võtan Paulale, sest Paula peab jooma, sest ta peab üleval olema nagu... Ja seega, gaslighting, ta peab jooma kohvi, sest ta peab jaksama muga juttu rääkida. Oh my god, Maria. Appi kui jull, see on nii jull, jah. Ja ütlesi see taustamuusika, see on see... Ta peab kohvi jooma. Paula ei viitsin. Okei, oota, siin meil oli... Loomulikult näitad teise inimese kogu kodu, isiklikku ruumi, nagu ikka. Ja nüüd 2 ma pole ikka midagi teinud ja ma ei võta ikka need päikseprille peast, sest mulle väga meeldivad need päikseprillid. See käib taustal, mis on Took a Pill in the Pisa laulu, vaata. Mul on huuled nagu kõige haigemat neonvärvi, mis sa oled elus näinud ja siis ma ei olnud nõus neid prille ära võtma, sest need olid nii lahedad. Ja siukseid vlooge on lugematu arv. Ma ei ole täna hommikul veel kohvi joonud. Need kulmud rokivad ja Adidas loomulikult. Tunnen ennast selle pärast väga halvasti, kui ma tahan kohvi nii väga. Meil pole tiimakud. Oota, aga ma võiks kohvi korega ju juua. See oli eureka moment. Ja vaat... Oo, montaaž. Kas ma ei saa kõvemaks panna seda? Muidugi valged küüned Alicia Marie järgi, loomulikult. Seda ma ei näinud, oh my god. Nii rõõmus praegu. Ja niimoodi see Turasseli jängu sündis, kes iga nädalavahetus Paula juurde läks ja oli mingi, sa ei tohi magama jääda. Ma tahan selle kafe, sa pead jooma kafe.
ma olen outfitiga suht kindlalt otsustanud, aga ma ei suuda otsustada, kas ma tahan neid päikseprille või ma panen oma tavalised päikseprillid. Oma tavalised. Need 2 on valikut ja ma olen musta turtleneckiga nagu The Rock. Ma kukkisin by the way nende päikseprillidega. I fear I cooked. Oota, pane korra. Siis kui prillid on ees. Paus. See patsikumm. Oh my god. See patsikumm, et sa keerasid alguses tava sellega ja siis sa klippisid selle rask... Mul oli hõbedast värvi, aga oh my god, see, et ma praegu nägin seda. See oli nii oluline detail. See oli. Tollel ajal. Coffee first. Seda tassi ma mõtlesin, milline ikooniline tass. Loomulikult tolleaegse boyfriend ja pusa peab olema seljas. Shout out in the vlog. Päev 2. juuli, kell on 6:55. Me lähme Pärnusse. Tere hommikust, Laura. Puki! Little Puki, Shaolina! Kuidas tunne on siis nii vara? Ma olen juba sutsu üle poole tunni üleval, ma märkasin 6:15. Seepärast, et eile ma läksin magama peale 3. Ma olen tegelikult 2 voodis. Nagu... Mis kell sa ärkasid, oota? 6:15. Ja sa läksid magama peale 3? Ma olin 2 voodis. 3 magama 6 üles. Bus club, another club. Meil on vaja Pärnusse Barbara juurde minna loomulikult. 3 tundi und. And you survived. See on see teismelise energiana. Vaat praegu me Running on hormones and coffee. First coffee, then you. Kõige pakkidest ma pidin varem ärkama. Ma pakkisin ja ma editasin terve nagu vlogi ära, nagu terve vlogi ja panin laadima ka. Kui sa oled YouTuber, seda mida ma mõtlen. Kui sa oled YouTuber, anna seda, mida ma mõtlen. Ma ei teadnud. Ma pärast meil läheb buss 8, me peame enne seda sõitma läbi mu issi juurest, et võtta peale uus arvuti. Ranaväljad lähevad Pärnusse. Lauraga on hea pagiga parem bussis sõita, sest Laura, kui sa tahad, et ta oleks vait, siis ta on terve tee vait ja vaatab filmi, kus ta rääkides, ta räägib suga terve tee ning et jah. Ma sõidan nii tihti selle luksiga. Appi my Sheila, noh. My little Sheila. Mul läheb telefon katki. Loomulikult pean näitama kõikide sõbrannade kodunurkasid. Kes mäletab seda? Hetkel tripime kuulsa pildistamiskoha juurde. Meil pole plaanid sinna pildistama minnast, mul on instapilte palju. Aga ikkagi tripime sinna poole, sest miks mitte? Legit, siin teevad kõik pilte nagu sõra peal siin. Tead siin pilti. Me lootsime, et me spotime Laura ja Lisandus. Veel ühed ikoonilised prillid. Tripime mööda Rotermannist, meil pole midagi paremat teha. Tripime kuulsa pildistamiskoha juurde, aga me ei tee seal pilte, sest mul on instapilte väga palju kusjuures. Aga me tripime ikkagi, sest meil pole mitte midagi paremat oma eluga teha. Ütle, et see ei olnud kõikide teismeiga, mida sa paremat tegid? Kuule, ma hängisin päevad läbi Solarise keskuses. No ma räägin ja me ei teinud narkootikumana. Täielik ime on juhtunud. Mina ja Barbara, meil tuli häge trenni hoogjärsku, sest mul on plaan see suvi nagu trenni teha, no ilmselgelt mitte. Aga igal juhul me tahtsime jõusaali minna, aga ma ilmselt ütlesin nagu, et täna on veel viimane ilus ilme nii, et ärge minge, siis me ütlesime õue minna. Ma ei tea, kas me jookseme või me kõnnime, me vaatame veel. Aga jaa, ma laavin enda outfit, ma ei kirjuta uusi toadi. Ai, see, et ma laavin oli ka mingi thing. Ma laavin, aga mul tuli meelde, et mu lemmik väljend oli ninget. Sina laavisid ninget. Ninget oli nii, jah, ninget. Ninget, jah. Ninget, me tahtsime minna jõusaali, aga mu ema ütles mingi õue ninget, me läksime õue. Ninget ma laavin enda outfiti. Ninget ma laavin enda outfiti ja ninget ma lähen nüüd õue. Toadi pusa, uhke. Igal juhul ja homme me tahame jõusaali minna. Vaatame palju sellest välja tuleb, aga ma vähemalt üritan. Mida just juhtus? Ühesõnaga, põhimõtteliselt, kui me käime nagu jooksmas või kõndimas või nii, me käime nagu Stroomiranna promenadil. Ütle kõigile, kus see on kokku vist mingi 8 kilta siit nagu ehk üks ots on 4 kilomeetrit. Nagu meie kodust randa ja tagasi on mingi 8 kilomeetrit, aga sinna on 4 on jah. Ambu ja nii siis me kõndisime sinnamaani, me olime mingi videos töös ja nii ja siis me hakkame tagasi kõndima, ma nagu tooguti, ma tahan joosta. Ended up ma jooksin Stroomirannast koju, see on mingi 4 kilomeetrit, mis nagu, kui ma ütlen, see kõlab nii hullt, aga ma nüüd olen nii uhke, sellest ma pole teinud nii ammu trenni ja ma terve aja jooksin ja see, nagu, kui ma jooksen, siis ma jooksen nagu suht tempokalt. Ma jooksen suht tempokalt, Anna. Ma jooksen niimoodi.
ma jooksen ikka suht tempokalt, ma siiski jooksen tempokalt. Ja ma olen nii uhke endale, aga mu pea nii valutab vedehku puudusest. Loomulikult ma käisin full meigiga jooksmas. Loomulikult kõik meist, kes käisid 13-aastasena trennis, tegid ainult Alexis Renni kõhulihase rutiini ja sa alati jooksid liiga kiiresti, sa ei olnud kunagi vett. Ma imestan, kuidas mu organism üldse vastu pidas. Ja ma arvan, et sa sõid nagu terve päeva jooksul selle ühe juustupulga. Ei, kohvi. Kohvi, võib-olla üks juustupulk juures, küpsis, nutritious päeval on ja. Ja lihtsalt see, kuidas ma olen nii uhkaga, et mul on, ja ma tean seda tunnet, see on puhas ülepingutus. Aga kuna ma ei jookse niimoodi, vaid ma jooksen tempokalt, siis mis sa teed siis? Joki, ma pole teid nii ammu näinud. Täna on 28. detsember ja 4 päeva on. Vaata see kõik see fännmeel seal taustal on nii armas ja siis seal on roosid kindlasti mõni boyfriend saatis need mulle, kes sai mingi sitaga hakkama ja siis ta pidi vabandust paluma. Nagu ta arvas, mul pole ühtegi vlogi välja tulnud ja ühes videos ma veel rääkisin ka enda videote kohta ja nii ja nagu ma ei taha hakata jälle kordamist oma juttu, mis ma seal vlogis rääkisin, aga... Ripsmed on nagu 3 karva. Vahest mul on tunne nagu, et mul oleks nagu 2 elu. Saad aru? Nagu mitte, et ma oleksin erinev inimene, aga mul on see elu, mis puudutab sõpru ja suhteid, kooli, trenni, ehk kõike nagu mu lähiringkonnast ja siis on see nii-öelda elu, mis puudutab YouTube'i ja kogu sellega seonduvat. Ja mitte, et ma oleksin nagu kuidagi erinev nendes, lihtsalt mul on tunne, et need on 2 asja, mis pidevalt nagu võistlevad oma vahel. Ma kirjutasin selle klipi endale üles märksõnaga, mõned asjad ei muutu kunagi, sest ütle, miks need mõtted, mis mul olid 13-aastaselt ja need probleemid on ikka veel. 13-aastane Maria muretseb siukse asja pärast ja iga teine vlog ma olin nagu, omega palun vabandust, et mul ei ole tulnud, ma olen mingi ülistressis ja ma olen nagu, my Sheila! Crazy ja loomulikult adipusa on seljas. Liigume edasi. You're gonna love this. Väikene, mis on minu käekotis segment. Ja see on ajastu truu. See on väga ajastu truu. Alati ka see vihik, mis on põhimõtteliselt, siin on kõik mu YouTube asjad ja värki ja kuna ma saan Mart ja Viktoria kokku, siis ma mõtlesin igaks juhuks võttes, kui ma midagi kokku lepime või midagi. Loomulikult Nixi. Ehk läheb tarvis seda. Eesti YouTuberid kleeps. Põhimõtteliselt, kui saadate pakke mulle, siis ma saan sellise kirja ja ma täidan selle ära viin postkontorisse ja ma saan teie paki kätte. Jaa, see oli väga retro ja siis inimesed saaksid mulle mingi kapsapea või midagi sellist. For real. Siis on minu võtsmed obviously, siis on vesi, sest ma ei tea, mul on mingi foobia ilma veeta kuhugi linna minna, lihtsalt peab alati olema. Siis on need 2 asja, mis on see Revloni huuleläige, üks mu lemmikuid praegu ma olen terast iga päev kandnud ja siis on Jane Aradelli blotting sheetsid, mis... Mäleta kui blotting sheets. Kas need töötasid? See oli industry scam, oli blotting sheets. Sest millises, või võib-olla see toimib, kui sa nagu oskad teha, ma ei tea. Ma ei osanud. Võib-olla kui sa teed ja siis sa paned puud, võib-olla see toimib. Kas me peaks tooma tagasi blotting sheetid või see oli industry scam? Ja palun keegi vastake. Hea küsimus, keegi spetsialist, andke teada, palun. Põhimõtteliselt, kui su nahk nagu läheb mingist rasuseks või nii, siis see teeb nagu matiks need jälle. Teeb matiks jälle. Yeah, love them. Siis on mu kõrvaklapid, veel üks asi, ilma selleta panest ei lähe kodust välja. Siis on mu rahakott, obviously. Väga halb rahakott on seda, kukuvad asjad välja. Ei, see on fake Louis Vuitton. Ei, ma räägin, et Victoria's Secreti lõhna ma nägin. Mu päikseprillid, mis ma laavin neid praegu. Siis Victoria's Secreti Strawberry and Champagne. Body spray, mul on see iga kord erinev kaasas. Minu väikene make-up bag. Kes mäletab seda aega, kui sul oli see roosa pinal või meigikott, nagu see... Merch, ja... Oh my god. Mis seal peal kirjas oli? Behind every powerful woman is a brow. Või midagi sellist, oota mingi. Oota, ma tahan kuugeldada. A brow! Maria hoius, et see oli a brow. Maria Rannaveli merch. Minu oma. Nii, kus ma näen seda? Näen. Nii. Behind every strong brow is an even stronger woman. Ja alguses me printisime selle nagu kirjaveaga. Et women nagu mitmus. Behind every brow is a woman. Mu lemmik oli see, mis esimesena ütlesid. Behind every strong woman is a brow. Ma tahtsin, et ärme jäta tähelepanu loomulikult öökulli padja. Sellepärast, et mis meil oli
kollektiivselt, et aastal 2016 sa läksid poodi ja sa pidid ostma iga asja, kus oli peal öökull. Mul see kaelage ka. Muidugi. See süke suur ka, mis oli niimoodi pikk. See nagu natuke nagu kala vaata. Loomulikult. Täna on laupäev 5. november, kell on 9.27. Mul on teid nii palju update'id, te ei kujutate ka. Meil on koolis üli raske olnud. Ma proovin samal ajal uut foundationit ning et ärge mu nagu nägu imestage. Ma tahtsingi näidata, et hea foundationi match tuleb. Ja nagu sõpradel on nii palju draamat olnud ja värki ja siis ma olen lihtsalt nagu all over the place terve see nädal olnud. Ma räägin, I was airing out, ma panin kogu mustapesu internet ja ma nagu nii palju draamat on olnud. Mingid inimesed ikka on nii draama. Aga nüüd tuli, okei, see on vist liiga hele mulle. Ja mulle meeldib see, ma literally panen täpselt õiget värvi ja ma olen nagu see on ilmselt liiga hele. Kas te ei näe? Nüüd tuli nädalavahetus ja nüüd mul on jälle... See on ju perfektne. Jälle kõik kõige paremas korras. Okei, mul on tunne, et see foundation on lihtsalt liiga hele mulle. Pidi olema alati 3 tooni tume. Ma käisin just poes ja tahtsin endale heledamat foundationit osta, mis nagu matchib mu nahatooniga. Aga mina suudan alati osta kas liiga heleda või liiga tume. Tõenäoliselt vaadake, see on nagu valge face paint, ma ei tee nalja. Kallis inimene, sa olidki valge. Vaata, see võttis ka aega 10 aastat, et aru saada, et sa ei olegi päevitunud talvel. Sa oledki valge ja see on kilbus. Jah, ühesõnaga. Also me töötame Vikiga ühe suurema ja väga ägeda projekti kallal. Me olime alati töötamas mingi projekti kallal ja kuidas mul aega selleks oli, ma tahaks teada, nagu kogu aeg oli mingi projekt. Ma tain Facebooki page'i ja ma hakkan Facebookis laive tegema, aga... Ja vaata, see on näide vanast heast ajupesust, sellepärast, et kuigi Greatly ajad olid väga toredad, siis iga mõne aja tagant pani keegi mulle pähe täiesti ebavajaliku mõtte. Siin peaks olema mingi klipp, kus ma olen ülimures sellepärast, et mul ei ole Facebooki page'i. Ja ma olen 2016 aastal nagu, mis siis kui YouTube ära kaob, et ma peaks hakkama Facebooki laive tegema. Ja nagu iga mõnna tagant tuli mingi siuke asi ja nüüd ma mõtlen jumala ajalist. Keep doing your vlogs, nagu ausalt. 10 aastat hiljem sa pole Facebookis. Mul veel page'i pole, so working on it. Vaata, ma juba tajusin, kui idiootne mõte see. Me jätkame crazy'd outfit'ide lainel, sellepärast, et niimoodi hakkasin ma minema siis jõululaupäeva õhtul oma vanema juurde. Nüüd vist enam valmis, võib-olla vaatame luulevärvi, ma pole selles kindel. Appi see eyeshadow, you girl. See ripsmed, see silmavärv, see huulevärv ja ma läksingi niimoodi jõululaupäevale. Nii et ma teen päästnud juukstara, siis ma panen toaga ära koristama. Nii et seepärast ma näen teiega kohe, kui ma olen kõik enda asjad tähtsusjärjekorras saanud fast ära teha. Ma näitan teile oma outfiti, mul on minu need H&M-i saapad ja minu tavaliselt need high-waist püksid. Siis see bluus, kus see bluus pärit on? H&M-ist. Ja Laura on täpselt sama inimene. Täpselt mina olemas, kus see pärit on? H&M-ist. Vaata, fashionista ja ma olen, mis iganes on vastupidine. Harakas. Ma olen harakas. Ja siis on see roheline, mis on see... Muidugi bomberil karvane äär. Alasti, siis on see jakk, mis on talvebomber. Ja mu juukst on tegelikult lahti, ma võtan need autos lahti ja Laural on ka cute outfit. Nii, need mõnusad õbikad on H&M-ist. Sukad ma ei tea, selga New Yorkers Proof on H&M-ist ja see on ka H&M-ist. Yeah. Nii et sellise outfitiga ma käisin jõululaupäeval ja mul on üks outfit veel näidata siia, mis oli siis vanaema juurde minekuks niisama. Ma olen nüüd oma riididele vahetanud järjest veits, hakkame valmistanud, hakkame minema, mul on selles see One Piece, näitan seda oma kuulamikute videos ka ja siis need hääldad teksad ma sain New Yorkerist postimaamast ja selle ma sain. Casuali minemas vanaema juurde riietatud nagu strippar. Nesh. Aga ma olen ju reaalselt riides nagu strippar, mis vaata, see oligi selle aja mood, ma ei pane pahaks. Come get her. Sellest kropist. So me oleme nüüd on our way, et minna ja loomulikult 7+. Juurde. Iga nädalavahetus, kui mul vähe aega on, ma katsun korra läbi käia. Aga miks see huulevärv Loki on värv? Ma laavin neid väikse veel. Aga võtta, see oli nii dry. Ja see oli nagu see sauguhuule make. Nagu see, et oligi see, kui need matid huuletooted tulid, aga need ei osatud veel teha hästi. Ja siis sul oli nagu niimoodi. Vahiprill ja vahi veel üks prill minu ikoonilisest prillikollektsioonist. Kas mäletad neid? Ja. A baddie was born. No milles ma lähen strippari outfitis vanaema juurde. Huvitav, mis vanaema ütles? Ma ei tea, nagu mu vanaema oli lihtsalt mingi, ma loodan, et taga on kõik hästi.
aga nagu God bless her soul, ta oli alati väga toetav. Ja temaga on kõik hästi. Ja mu isa alati rääkis, kuidas 7. klassi lõpetamisel, mul seda vlogis ei ole, aga mul on pilt, mina ja Paula läksime siis nagu minu vanaema juurde nagu kooli lõpupeole ja meil olid nagu sellised kunstküüned HM-ist ja siis full on make ja kõik mu sugulased olid mingi oh my god. Vaadake neid. Aga vaata, see on täpselt see, kes mind on joonistanud siin taustal on tabanud täpselt selle ajastu. Minu full out. Ja kott ja karvane pallikene. Mul oli see sama kott, aga musta värvi. Muidugi meil oli. H&M-ist ja ma raiskasin terve oma kuupalgas. Ja need teksad on... Appi, mis jaa, need on Skechers. Aga miks ma tahan endale? Need on karvasid Skechersi tossud. Väga head tegelikult. Ergonoomiliselt sulle väga meeldiks. Krissi, mul on samad papud ja mu kott. Mäletan, kui me ei öelnud jalanõude kohta jalanõud, mõtlesime papud. Ühtlasi see on selle minu välja valitud bittide viimane bitt, see on väga sümboolne. Nii. Laura on nüüd siin koos meiega. Meil on remake. Update, Laura on siin koos meiega, me oleme mu papsi autos. Me jäime korra serveris seisma, et võtta mingit kooki ja värki. Meil on matchivad prillid, by the way. Ja miks Laura nii moodne on ikka nagu ta oli juba siis leis. Ta tajus biiti. Thumbnail, parim thumbnail. Meil on plaan osu, kui me vanaise... Ja sulle pulksa peale kohe. Abu Dhabi. Appi kui võlda, see on nii võll ja... Kommenteeriga ole, mida te suurena teha tahate. Laural just tuli see teema. Laural on mingi seda modelliks, aga kui ma olin Laura vanune, siis mul nagu kogu aeg need unistused muutusid. Nii et mul on tunne, et sul on veel nagu võimalust, vaata. Ega ma tahan nagu sul on veel võimalust. Sa räägid nagu sa oleks 40. Just teemsiga arutasime, mis huvitav, mis Laurast saab. Ma tahaks teha... Me kõik jääme vanaks. Mis nagu Laurast saab, huvitav üldse nagu? No ilmselgelt YouTube'i täiskohaga. See ei jätama üldse, kui ma saaksin action nagu välismaal, et sa saad teha YouTube'i nii, et sa elad ära sellest ja nagu kõik workib välja. Ja las ma tõlgin siis seda Maria arusaadamatut keelt. Ma ütlesin, et mu eluunistus on, et kõik workiks välja ja ma saaks YouTube'i teha oma tööna. Ja kõik Here we are. Vot nii. Sellised olid 13-aastase Maria eluunistused. Julgen ma isegi öelda, et sellega paneme 2016 aasta mälestamise trendile nüüd punkti. Ma arvan, mõistlik oleks. Nüüd me oleme saanud meenutada küll, elada minevikus, vaatame tulevikku. Vaatame. Mõned asjad on jäänud selja taha. Näiteks kakavärvi huule tooted ja sirgendatud peast peaaegu ära kukkuvad juuksed. Aga mõned asjad on samad, näiteks unistused ja probleemid elus. Ja see on ilus. No nii ongi. Behind every woman there's a brow. See on nii õige. Issand ka vahva. Jah.